Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Ja tänane episood, Esiteks, Natu, miks me oleme nii, nagu me oleme? Me kolime. Meil on nüüd oma kodu. Ja siis me nüüd kolime üürikorterist oma koju. Aga kuna me oleme täpselt kolimisprotsessi keskel, siis me oleme sunnitud töötama nendes oludes, mis meil hetkel võimalik on. Ehk siis me oleme põrandal, aga mis siis? See kuidagi meid ei takista, on. Et Jumal ikka on siin ja Jumal ikka töötab ja meie samamoodi. Aga väga äge protsess on meil pooleli praegu, jah. Aga Natu, kuidas su nädal läinud on? Minu nädal on läinud väga hästi, aitäh küsimast. See on olnud üks huvitav, väga tihe, väga kiire nädal. Jaanipäev oli hästi äge. Me olime minu perega see aasta ja siis seal oli väga tore, lapsed said oma vahel mängida palju ja see oli nagu hästi cool. Ja me kolime vaikselt oma enda koju sisse, mis on meeletult äge õnnistus ja suur süke muutus meie elus ka. Et ja varsti meil on siis äkki süke permanentne stuudio kuskil, et eks vaatame siis. Ja, sest et me praegu tõesti filmime põranda peal. Me viisime juba oma mööblit oma koju ära ja nüüd me oleme siin dressikates ja ilma mööblita. Aga ei, selles mõttes väga äge on ja äge on tänast podcasti teha, sest meil on täna väga huvitav teema. Nimelt me võtame käsile rasked küsimused vol 2. Rasked küsimused, teine osa siis. Ja me võtame väga huvitavad teemad käsile tänases episoodis. Vaatan, meil on hästi palju usu, nagu sügavad usu sellised küsimused, mille üle me arutame, räägime. Meeletult ägedad teemad ja meeletult huvitavad küsimused. Ja sellega tegelikult ma tahakski alustada esimese küsimusega ja ma tahaks rääkida sellisest teemast nagu millal peaksid kristlased enda õiguse eest võitlema ja millal peaksid nad teise põse pöörama. See on üks väga huvitav teema, millest Jeesus tegelikult kõneles ja see on olnud pikalt selline ühiskonnas, kristlaste seas ja koguduste seas vaieldav või selline arutletav küsimus ka, millele palju räägitakse sellest. Aga lähme siis kohe Jumala sõna juurde ja vaatame, mida Jeesus ütles meile kõigepealt. Loen Mattuse 5. peatükist salm 38-41. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärgem pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jätta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. See on väga, väga kuulus koht, kus Jeesus ütleb, et enam ei ole nii-öelda kristlastele silm silma vastu ja kuidagi niipidi nagu on olnud varasemalt. Aga selleks, et nagu mõista asja terviklikult ja täielikult, me peame tegelikult minema tagasi sellele kirjakohale või sellele kohale, millele Jeesus tegelikult see viitab ka Vanas Testamendis. Ehk siis miks ta just võrdleb silm silma vastu näiteks. Ehk siis võtame lahti 5. Moosese peatüki, 19. peatüki ja ma loen salmid 15-21. Ärgu astugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja mõne süüteo või mõne patu pärast. Ükskõik missuguse tehtud patu pärast. Alles 2 või 3 tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Kui vale tunnistaja astub üles kellegi vastu, süüdistades teda mõnes üleastumises, siis astugu mõlemad mehed, kes on riius issanda ette, preestrite ja neil päevil olevate kohtumõistjate ette. Ja kohtumõistjad kuulaku hästi järele ja vaata, kui tunnistaja on vale tunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta, siis te peate temaga talitama nõnda, kuidas tema mõtles talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Sellest kuulgu ka teised ja kartku. Nõnda, et nemad enam kunagi ei tee niisugust kurja su keskel. Su silm ärgu andku armu, hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu. Üsna rets kirja koht tegelikult on ju. Ja meie nagu loeme seda ja vaatame, et wow, et hing hinge vastu, hammas hamba vastu, et päris siuke kuri. Kuidas saab Jumal ometigi anda sellist seadust, et nagu keegi teeb kurja, et võtka siis temalt sama proportsioon kurja, on ju päris naljakas.
Ja see kontekst tegelikult, millest nagu me ka seal salmis nägime, oli see oli valetunnistaja andmise kontekstis siis. Ja mõte on siis selles, et ka valetunnistaja peaks saama sama karistuse kui see, mida ta oma ohverile tegelikult tahab anda. Et kui ta ütleb, et raiuga ta käsi maha, ta on varas, aga tegelikult ta ei ole varastanud midagi, siis ta peaks saama selle eest oma käe varastatud, nagu maha löötud. Et inimesed ei valetaks, et see ei oleks normaalne, et inimesed valetaks. Ja siin on üks tegelikult sügavam põhjus veel. Jumal andis Iisraeli rahvale selle käsu just selle eesmärgiga, et peatada inimkonna sees olev nagu kättemaksu himu. Sest vaata inimestena meil on see nagu mõte või selline nagu soov alati, et kui keegi tuleb sulle rusikaga lööma, siis sa tahad kurikaga vastata. Noaga tullakse sinu poole, sa tahad maha lasta relvaga. Me tahame alati nagu tagasi teha +1, aga Jumal pani nagu väga selgesti jala maha, ütles, et ei, kõik on proportsionaalne ja nii nagu sinult, nii teed ka sina. Et sa ei lähe oma kättemaksu himus üle piiri mingitest asjadest, sellepärast et sellel nagu jadal ei ole lihtsalt lõppu. Siis hakataksegi ketrama üksteise vastu järjest hullemaid karistusi. Aga Jumal nägi nagu seda ette ja ütles, et Iisraeli rahvas peab erinema. Et teie teete kõike proportsionaalselt, sest palju seadusi, mida Jumal tegelikult andis Iisraeli rahvale, oligi ju selleks, et nad erineksid teistest rahvastest kuidagi pidi. Ja see on jälle üks oluline koht, kus kohas Iisrael erines. Ja ometigi selgub Matteuse salmidest midagi palju olulisemat. Jumal ei soovi, et me üldse oleks kättemaksu himulised. Tema tahe oleks, et inimesed oleksid andestavad teineteise vastu, alandlikud ja hoiakult teenivad. Siinkohal peab ka ütlema, et Jeesus ei käsi lihtsalt aksepteerida seda, et teie vastu tehtakse nagu kurjast ja vägivalda. Ja seda me näeme väga selgesti siit salmist. Luuka 22, 35 ja 36 Jeesus ütleb niimoodi. Jeesus ütles neile, kui ma läkitasin teid kukruta ja paunata ja jalatsiteta, kas teil oli midagi puudu? Nemad, jüngrid siis, ütlesid, ei midagi. Siis ta ütles neile, kui nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ja kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Päris huvitav, on ju. Jeesus, kes on just öelnud enne, et pööraku nagu teine põsk, nüüd ütleb, et mine osta mõõk endale. Ja siin on ka tegelikult üks oluline kontekst. Ja see on see, et Jeesus selgitab jüngritele üldse mitte vastuollu minnes sellega, et pööra teine põsk olla alandlik ja ära ole kättemaksu himuline. Ta räägib sellest, et kui ma teid välja läkitasin, siis teil ei olnud ju millestki puudust, aga et kuulge, et see oli sõbralik territoorium, sest et Iisraelis, kus ta nad välja läkitas teisi teenima, see oli nende maa. Seal oli nende rahvas ja seal ei olnud midagi vaenulikku nende vastu. Ometigi, kui nad sealt edasi lähevad, Jeesus teadis ette, et kui teda risti lüüks ja ta tõuseb üles ja siis apostlid tulevad usule ja see plahvatuslik kasv läheb Jeruusalemmast välja, nii nagu apostlite teos me nägime, siis see, mis neid tee peal ootab ja mis neid vastas ootab, on palju vähem sõbralik rahvas, kui Iisraeli rahvas oli nende vastu. Ja mitte isegi, et mine siis mõõgaga vallutama nagu Rooma impeeriumit ja nii edasi, sest et see oli ju see, mida apostlid ju ei teinud niimoodi. Aga põhimõte oli see, et tee peal on bandiidid, tee peal on ebasõbralikud inimesed, kes võivad teilt varastada ja olla nagu, teie vastu vaenulikud. Te peate olema valmis ka ennast kaitsma. Ehk et olge valmis selle jaoks. Ärge laske lihtsalt ennast ära kasutada. Lõpuks võtab ka Paulus kokku täpselt selle, mida Jeesus ütles Matteuse 5. peatükis. Sest Rooma 12, 19 ütleb nii. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Ja võt see on minu arust lõpuks see, mida Paulus ja Jeesus mõlemad, et me lõpuks jõuame selleni välja, et me peaksime olema alandlikud, teenivad, armastavad teiste vastu, mitte otsima kättemaksu, aga ka mitte laskma ennast lihtsalt ära kasutada. Et nendest asjadest minu arust selgub selline üsnagi selge ja hea proportsioon, kuidas suhtuda sellesse teemasse, millal pöörata teine võsk ja millal siis võtta mingisugune tugevam seisukoht. Aga ärakasutamine ja põse pööramine eeldab ka seda, et meil on tegelikult mingisugune kurjus või mingisugune asi, mille vastu me nagu seisame siin maailmas, mida meile tahetakse teha. Nii et ma küsiksin sinult sihukese huvitava küsimuse. Miks on nii palju kurjust siin maailmas, kui Jumal on kõike teadja, kõikvõimas ja armastav? Alates siis umbes 18. sajandist hakati rohkem tegelema siis kurjuse probleemiga. Et varasemalt ei olnud see nii suur probleem, sellepärast et enamus inimesed uskusid jumalaid ja siuke, et maailmas on kurjus ja Jumal, see nagu
eksisteeris koos, see ei olnud nii suur probleem. Nüüd see muutus kurjuse probleem tuli nagu probleemina esile valgustuse ajal tegelikult enamjaolt, siis kui inimesed hakkasid rohkem sekulariseeruma. Ja üheks suureks argumendiks toodigi välja, et kui eksisteerib selline kõike teadev, kõik võimas, armastav Jumal, siis kuidas on maailmas nii palju kurjust? Et kui Jumal on täiuslikult hea, siis taoline Jumal ei lubaks ju kurjusel eksisteerida. Kui Jumal oleks kõik võimas, siis ta suudaks ju kurjust hävitada. Kui Jumal on kõike teadja, siis ta teaks, kuidas kurjust hävitada. Seepärast, kui Jumal on täiuslikult hea, kõik võimas, kõike teadja, siis kurjus ei saa eksisteerida. Aga kui me vaatame maailmas, me näeme, et kurjus eksisteerib. Järelikult Jumalat ei saa eksisteerida. See on nagu põhiline mõttekäik, mis siis välja toodi, on ju. Ja nüüd ma võib-olla kõigepealt, ma toon sellist 3 põhilist asja, et miks Jumal laseb kurjusel maailmas eksisteerida, miks on maailmas kurjus, on ju. Ja ma esitan mõned, mõni on kuulsam argument, mõni vähem kuulsam, ma võtan 3 tükki, neid tegelikult argumente on päris palju ja igal argumendil on on plusse, on ka mingisuguseid ohukohti või miinuskülgi, on ju, et ma toon need ka välja. Esiteks, võib-olla kõige kuulsam, kõige populaarsem vaba tahte argument. Omada vaba tahet tähendab, et inimesel on võimalus valida. Me võime otsustada, kas me oleme halastajad, kas me peame sõdu, kas me oleme sõbralikud, oleme kiuslikud, räägime tõtt, valetame. Ja Jumal otsustas, et siin maailmas on parem, kui inimesed on vaba tahtega olendid, mitte mingisugused masinad, on ju. Et maailm, kus on moraalsed valikud, on parem kui maailm, kus selliseid valikuid üldse pole. Ja just selle sama vaba tahte väärkasutuses sünnibki kurjus. Ja ainult Jumal on täiesti hea, seega kurjus ei saa tulla Jumalast. Seal peab olema midagi muud. Näiteks usu nimel, kui peeti sõdu, siis neid ei alustanud Jumal, neid alustasid inimesed. Ristisõdijad karjusid ka, et Jumal tahab seda, aga tegelikult seal ei olnud Jumalaga mitte mingit pistmist, on ju. Sest et need olid inimesed, kes tegid neid otsuseid, valmistasid relvi ja algatasid sõdu. Ja siin tulebki teha vahet Jumalal ja sellel, kuidas tema nime kasutatakse. Et Jumala nimele viidates tõmmatakse justkui endale nagu selline vagaduse vaip peale, oma tegude peale, et jätta mulje nagu Jumal oleks nende, ma ei tea, poliitiliste või sõjaliste ettevõtmiste taga, on ju. Aga kas see, mida tehakse Jumala nime all, on üldse seotud temaga, on ju, seda tuleb küsida. Ja kui Jumal hävitaks nüüd kurjuse täielikult, siis ta peaks hävitama ka selle põhjuse, ehk siis vaba tahtega olendid, ehk inimesed. Ilma vaba tahteta oleks moraalsus üldse olemata, on ju. Ja isegi, kui me mõtleme loodusliku, naturaalse kurjuse peale, on ju, näiteks mingid loodusõnnetused, tsunamid, maavärinad, nii edasi, mis võivad tuhandeid inimesi tappa, on ju, siis võib teatud määral ka sõltuda inimeste tegevustest. Et tsunamid ise võivad olla looduslikud, aga kui me kahjustame keskkonda, osoonikihti, kliimat, siis muutuvad need looduslikud nähtused hävitavamaks. Ka selles mõttes on osa looduslikust kurjusest meie enda kätetöö, on ju. Et see vaba tahe on väga suur määrav asi, miks on kurjus siin maailmas. Aga selle üks selline puudujääk ongi see, et see ei põhjenda ülejäänud naturaalseid selliseid naturaalse kurjuse nähtuseid. Siis järgmiseks ma tooks esile, me ei näe kogu pilti argument. Kui Hiob siis lõpuks peale kõike kannatamist küsis Jumalalt, et miks ta pidi nii palju kannatama, siis Jumal ei vastanud talle, miks ta pidi kannatama, vaid ta rääkis hoopis maailma loomisest, korrast maailmas, nendest meeletutest detailidest, mille peale suudab ainult Jumal mõelda. Ja siin on peidus see, et me ei näe lihtsalt seda suuremat pilti, miks asjad on nii, nagu nad on. Ja me elame nagu oma väikeses elus ja oleme hõivatud oma selle lähirindkonnaga, me elame nagu väikeses mullikeses, aga meil on meeletult suur universum, mida kõike Jumal on loonud viimse kui täpsusega mõeldes igale detailile. Ja me lihtsalt ei suuda hoomata seda suuremat pilti. Ja sellest Hiobi loost ja Jumala vastusest talle tulebki see nagu kurjuse probleemi seletus, et me ei näe kogu pilti argument. Et selle järgi on siis Jumala tarkus nii palju kõrgem, et me lihtsalt ei mõista, miks mõned asjad juhtuvad. Et see, mis meile paistab kurjana, võib olla osa millestki suuremast ja heast, mida me praegu lihtsalt ei näe. Ja sageli tuuakse näiteks siia juurde näide lapsest, kes peab midagi tegema kasulikku, näiteks võtma ravimit, aga tema mõtleb, et teda piinatakse. Aga tegelikkuses see ju pikas perspektiivis on just hea talle, on ju.
ja samamoodi võib ka meie kogemus olla nagu piiratud, et me võib-olla ei saa kunagi aru, miks mingi kannatus on lubatud või miks seda oli vaja, on ju. Näiteks, ma tean, sinu isa toob alati näidet, et ma ei tea, miks Putin on ju. Putin teeb õudseid asju, aga võib-olla ta hoiab ära kedagi, kes oleks veel hullem. Et tema on praegu selles positsioonis, aga võib-olla, kui teda ei oleks, siis seal oleks veel hullem. Me ei tea, me ei näe nagu seda suuremat pilti, on ju, see on lihtsalt üks näide, mida sinu isa on toonud, on ju. Ja see lähenemine nagu võib pakkuda mingi maani lohutust, on ju, aga ta ei anna nagu sellist intellektuaalset rahuldust tegelikult. Öeldes lihtsalt, et Jumal teab paremini, et siin on nagu mingi iva olemas, on ju, et eraldi võetuna võivad valusad kogemused tunduda nagu mõttetud, on ju, aga võib-olla on neil koht mingis suuremas meile nähtamatus tervikus, on ju. Samas Piibel ütleb, et ärge tasuge kurja kurjaga, siis teatud asju peetakse ikkagi kurjaks, mitte Jumala imepäraseks nagu selliseks suuremaks plaaniks, on ju, või et seda kurjust oli korra vaja, et hiljem oleks nagu headus, on ju. Et sellega nagu oht niipidi mõelda. Aga iva on selles sees tõesti, et vahepeal me lihtsalt ei saa aru, miks mingeid asju on vaja. Ja siis kolmandaks. Mõtlesin, et see lapse ravimine näide minu arust väga hea. Ma pole kunagi varem mõelnud sellest niipidi, aga see kuidagi selgitab seda nagu nii hästi. Väga hea mõte. Ja Leibniz, kes on siis üks äge matemaatik, pakkus välja ühe sükse kuulsa idee, et see maailm, kus me elame, on parim võimalikest maailmadest. Ja see on alguses võib-olla natuke keeruline mõista. Aga miks? Sest et Jumal, kes on kõik võimas, kõike teadja ja täienisti hea, ei saanud teha muud, kui valida parimat varianti. Ja võib ette kujutada, et Jumal käitus nagu mingi ülivõimekas tehisintellekt, kes töötas läbi kõik võimalikud maailmad, kõik stsenaariumid, kõik sündmuste arengud ja valis parima lahenduse. Ja selle maailma ning siia juurde käib ka paradiisi maailm. Jah, kurjus võib olla, aga see kurjus on minimaalseim kurjus ning parimaks teeb selle maailma see paradiisi maailm, et need käivad nagu koos. Et ei saa paradiisi maailma ilma, et sa läbiksid selle maailma siin, on ju. Ja see on natuke nagu, ma ei tea, ka riigieelarve tegemine, on ju. Ja ma tean, Tarmo Toom tõi nii ägedaid näiteid, see on nagu tema loengu materjalidest, on ju. Nii et kui ma natukene valesti mingeid asju seletan, siis ups, Tarmo. Aga Tarmo Toom tõi väga ägedaid näiteid meile ka loengutest, kus me just võtsimegi need kurjuse probleemid, asjad läbi. Ja ta tõi näite sellest riigieelarvest, et see on natuke nagu riigieelarve tegemine, et sul on nagu tuhandeid vajadusi ja sul on piiratud ressursid ja otsus ei saa kõiki nagu 100% rahuldada, aga eesmärk on leida see lahendus, mis maksimaalselt toetaks heaolu. Ja Leibnizi arvates tegigi Jumal maailmaga midagi sarnast, on ju, ainult täiuslikult siis. Nii et kui Jumal teadis kõike, sai teha kõike ja tahtis teha head, siis ta lihtsalt pidi valima parima võimaliku maailma. Ja Leibnizi oponendid ütlesid muidugi ka, et kui keegi loob maailma, kus on kurjus ja tal oleks olnud võimalus teha see ilma kurjuseta, siis ta ei ole ju teinud oma parimat. Järelikult Jumal ei teinud parimat, on ju. Aga Leibniz vastas sellele, et kui Jumal oleks loonud maailma, kus kurjus oleks olnud olematu, siis oleks olematu ka moraalne vabadus, valiku võimalus, vastutus, siis oleks olematu ka rõõm tervisest ja saavutustest, rahuldustunne ületatud raskustest ja tänutunne hoidmise eest. Ja sest arvas Leibniz ka, et valikuvabadus koos kurjuse võimalusega on parem kui mitte kurjus ilma valikuvabadusega. Läheme tagasi sinna vaba tahte argumendi juurde, on ju. Ja siit tekkis ka järgmine küsimus, on ju, et kui see maailm on parim võimalik, mis saab siis taevast, on ju. Ja nagu ma enne ka mainisin, et Leibniz vastas ka, et me ei saa praegust maailma vaadata isoleeritult. Et see maailm koos tulevase maailmaga, koos lunastuse, lootuse, selle paradiisiga ongi terviklik ja ainult nii saab see maailm olla tõeliselt parim võimalikest. Jaa, see on väga-väga huvitav. Ma just mõtlesin tegelikult, et Leibnizi see selgitus on vist ka parim just selle poolest, et meil on ka piiratud teadmine, sellepärast, et mitte kuskil ei ole ju ilmselgelt vastust küsimusele, mis eesmärgiga inimene üldse loodi. Inimene on loodud Jumala näo sarnaseks, jah, aga miks? Kui see eesmärk oleks nagu selgem, on ju, siis võib-olla oleks lihtne põhjendada kurjuse olemasolu ka mingil määral, on ju. Aga meil ei ole seda miksi. Täpselt, ja nii, et meil on väga head nagu erinevad argumendid, aga mitte ükski ei ole nagu,
täiesti lõpuni välja, vot see on nüüd see ainuõige tee, on ju. See ongi nagu arvatavasti segu paljudest, on ju, aga ma tõin need 3. Just raskusastmetelt vaata niimoodi, kuidas keegi jaksab kaasa mõelda, on ju. Aga kui meil on armastav Jumal, siis miks ta stoppi ei pane kurjustele ja kas järelikult siis Jumalat ei ole, on ju. Esiteks, kui Jumal ei armastaks meid, siis ta ei oleks tulnud inimkehas maa peale. Ta ei oleks kannatanud kurjust ja surnud inimeste käte läbi selleks, et meie pääseksime. Kui teda ei oleks huvitanud, siis ta ei oleks ju ka sekkunud, ta poleks tulnud, aga ta tuli, sest ta armastab maailma nii väga. Ja miks ta ei ole praeguseks stoppi pannud, seda keegi ei tea. Võib-olla inimestel oleks veel aega pöörduda Jumala poole, tulla päästele. Me ei tea seda vastust. Ja kui me üritame kurjuse probleemiga tõestada Jumala olemasolu puudumist, siis peaks mõtlema tegelikult niimoodi, et kust me üldse teame, mis on kuri ja mis on hea. Et lääne moraalne koodeks põhineb kristlikel väärtustel, mille põhjal me üldse suudame öelda, et näiteks holokaust oli halb või maailmasõjad on halvad. Ja me saame aru kurjast ja heast, sest keegi on need andnud meile kirjas ette. Et mis on hea ja mis on halb. Me teame seda tänu pühakirjale, tänu üleskirjutatud seadustele, tänu Jumalale, kes andis meile selle moraalse kompassi, et teada üldse, et eksisteerime kurjas maailmas. Sest muidu, nagu kui me mõtleme, et me võtame Jumala siit maailmast ära, siis kurjus ei hakkaks ju olemast. Siis me elaks lihtsalt loodusliku valiku põhjal, tugevamad jäävad peale ja kõik. Aga nagu, mis maailm see oleks? See oleks siis ju meie normaalsus, on ju. Et kõik need väärtused, need head väärtused, mis tegelikult toovad hea ja tähendusrikka elu, tulevad Jumalalt. Tulevad meie Jumalalt ja Jehoovalt. Nii et see, et me näeme üldse selle kurja maailma keskel nii palju headust, on juba minu arvates üks Jumala olemasolu tõestusi hoopis. Isver jaa. See, kuidas sa neid asju praegu lahti seletasid, paneb minu arust nii palju paremini mõistma seda, kuidas nagu kurjus üldse, kuidas lahti seletada seda kurjuse probleemi tegelikult. Ma ei ole kunagi mõelnud nendele asjadele nii pidi. Ja need on nagu nii selged teooriad ja nii ägedad nagu mõtted. Kindlasti oskan, ja ma arvan, et kuulajad samamoodi, oskavad nagu paremini vastata inimestele nendele küsimustele, kui tekivad üles sellised diskussioonid, et miks kurjus ja kuidas kurjus. Ja ka vaata, oluline on nendes asjades, et me püsime ka nagu humaansed. Et kõik need asjad, mis sa seletasid, ei olnud kuidagi sellised nagu ma ei tea, nagu kuidagi pähemäärivad või need olid väga inimlikud ja lahedad lähenemisnurgad. Mul väga meeldis see, kuidas sa jagasid seda. Aitäh sulle. Ma ei oska komplimenti vastu võtta. Okei. Kuidas peaks kogudus suhtuma nendesse, kes hülgavad usu? No see on väga hea küsimus. Väga hea on just rääkida just sellest humaansest lähenemisest siin täpselt selle punktiga edasi tegelikult. Sest esimese asjana, me oleme ju kõik näinud või kuulnud lugusid inimestest selle kohta, kes lähevad kirikust ära, on ju. Et kas nad lähevad kogudusest ära või nad lähevad üldse usust ära. Me oleme kuulnud ja näinud oma elude põhjal selliseid juhtumeid, eks. Ja kõige esimese asjana tulekski tegelikult mõista inimese usuteekonda, usule tulekut ja usku nagu tema elu kontekstis, on ju. Sest et usk on nagu tohutult personaalne asi. Me tihti tahame enda kogemusi ja enda arusaama nagu peale suruda kellelegi, et mina mõistan ja kogen Jumalat niimoodi, järelikult sina ka. Aga tegelikult see ei ole üldse siuke asi, mida sa saaksid niimoodi teha. Ja see, kuidas me kogeme sama Jumalat, võib olla väga erinev. Ja sellel võib olla väga erinev efekt meie eludele täpselt samamoodi. Väga tihti ei hüljata tegelikult Kristust ennast, vaid toksilist kogudust, halba keskkonda või kirikut, kus kohas on haiget saadud. Ja need põhjused võivad olla täiesti valiidsed, ka inimene võib olla näiteks kirikus ja siis tehagi nagu midagi halba ja siis selle tulemusena talle öeldakse kehvasti, siis ta saab sellest haiget ja ta läheb kirikust minema. Et ka see on nagu tegelikult kirikust ära minemise põhjus. Aga et ühtepidi nagu nii-öelda õigustatud võib-olla, aga võtmes on siis see mõte, et ma ei tunne ennast enam kodus seal jutumärkides. Paljud nende seast, kes on kuidagi kahtlust väljendanud usus muideks koguduse keskel, on alati nagu kirjeldanud seda, et tagajärjena koguduse liikmed kuidagi võtavad nendesse sellise eemale tõukava hoiaku.
et see kollektiiv, kuidagi kiriklik kollektiiv vaatab neid, tema on selline kahtlev meil praegu, vaata. See on hästi-hästi ohtlik koht, kus olla tegelikult. Ja kui sa näed ise ennast või kedagi teist koguduses võtmas kellegi suhtes sellist hoiakut, see on nüüd koht, kus tuleb kiiresti reageerida, öelda ei, vaat niimoodi ei saa ise endale ka, et ei, me pean nüüd olema toetav inimesele, kes on kahtlev ja mu eesmärk ei ole kuidagi teda nagu ajupesta, vaid nagu toetada teda sellel teekonnal, on ju. See on hästi-hästi oluline tegelikult asi, mida nagu suhtud inimlikult, eks ole, nendes kohtades. Me proovime vahel paremaks teha loosungitega ja siis läheb asi nagu tegelikult palju halvemaks, on ju. Ja siit ongi see 3. punkt täpselt see, et me proovime parandada olukorda mõnikord kristlike loosungitega. Et me läheme inimeste juurde, ütleme, et lihtsalt usalda Jumalat ja küll looja sind kannab ja kõik asjad ei olegi meile teada, on ju. Ja see kuidagi tegelikult ei paranda ju inimese arusaamist ega situatsiooni ega kahtlust. Tegelikkuses olles nagu kaastundlikud inimese probleemile ja sellele asjale, mis selle nagu kahtluse taga on, me suudame nii palju nagu toetavamad ja paremad olla inimese nagu toetamisel tagasi usu juurde tulles või leides ise endale rahuldatavaid vastuseid, mis teevad ka tema usus olemise nagu tugevamaks ja paremaks, eks. Väga hea näide sellest on see, et kui keegi on Kristuse või koguduse peale pahane, sellepärast, et maailm on ebaõiglane täis kurjust, on ju, siis tegelikkuses selle taga ei ole väga tihti see, et inimene on pahane selle üleüldise ebaõigluse vastu, mis maailmas eksisteerib, vaid ta on pahane sellepärast, et näiteks äkki ta ema sai vähi või keegi tema lähedastest kannatab, oli autoõnnetuses või midagi. Ta kogeb mingisugust ülekohut, kus ta näeb mingisugust kannatust, mis otseselt mõjutab tema elu. Ja siis ta on Jumala peal pahane. Mis asja? Miks saab minu lähedastega niipidi juhtuda? Ja sellest järsku vormub hoopis teistsugune probleem. Sa ei hakka lahendama kellegi ebaõiglust tunnet, vaid oppi, see inimene kannatab ja ma pean teda toetama selles olukorras. Väga teine asi, mida lahendada. 4. Midagi, mis meile on nagu loogiline ja ilmselge, ei ole tegelikult teistele võib-olla üldse loogiline ja ilmselge. Mina võin asjadest ühtemoodi aru saada, aga sina ei pruugi üldse nendest asjadest niimoodi aru saada. Ja ma ei saa eeldada ja käia ringi, et kõik saavad asjadest aru täpselt samamoodi nagu mina. See on lihtsalt vale. Me keegi ei koge isegi elu samamoodi, on ju rääkimata sellest, et me ei mõista asju samamoodi. Nii et see on nagu ohtlik eeldus, mida teha. 5. Usust ära mineja saab alati usu juurde tagasi tulla. See on nüüd viimane punkt ka. Sellepärast, et uks Jumala poolt ei ole suletud mitte kunagi, kuniks see inimene veel elab. Ta saab alati tulla usu juurde tagasi. Nii et meie nagu ülesanne on alati olla kaastundlik, toetav ning suunata inimene tagasi Jumala poole vaikselt ja vaikselt. Me palvetame tema eest, me räägime temaga, me hoiame nagu näppu pulsil, vaatame, kuidas tal nagu tegelikult elus läheb. Sest jällegi, nagu Jeesus ütles, mille järgi meid ära tuntakse kristlastena? Selle järgi, et te armastate teineteist, mitte et te hoiate üksteist vägisi usus kinni. Et see on hästi oluline meeles pidada seda, et meie põhiline kutsumine on ikkagi armastada teineteist ja nagu olla toeks ja armastavalt suhtuda teistesse inimestesse. Mina olen leidnud kõige rohkem seda, et kui on keegi, kes tahabki näiteks kogudusest ära minna või tahabki nagu minna kuskile kirikust välja, siis ma olen alati soovitanud seda, et tead, isegi kui sa ei tea koguduses olla, see on okei mingi periood, aga ära Jumalast lahti ütle. See on see kõige nagu olulisem asi. Et lihtsalt pea sidet Jumalaga, hoia seda osadust temaga, sellepärast, et vaata sellest lähtuvalt tegelikult on Jumalal võimekus inimene tervendada, suunata kogudusse, vastata küsimustele, kuidas iganes. Sest kõige olulisem ongi see, et see inimese ja Jumala suhe jätkuks tegelikult nendel nagu tasanditel. Et kui sa selle suudad inimesele nagu edasi anda, siis tegelikult ei ole vahet, kas ta on vahepeal mingis koguduses või läheb teise kogudusse või mis iganes, sest et inimese ja Jumala vaheline osadus on kõige olulisem suhe. Ja see on see, mida me peaksime tegelikult kõige rohkem toetama ka oma kaaskristlaste seas. Et me suhtume inimestesse ja nende usuteekonda selliselt, et me proovime toetada alati nende ja Jumala vahelist suhet. Mitte kuidagi pidi neid hoida või kinni panna, eks ole. Puuris olev inimene tahab alati jooksu panna. Et vägisi kinni hoidmine ei tööta kunagi. Et sellised mõtted on võib-olla nende kohta, et kes on usust kuidagi kaugemaks jäänud või tahavad, mida peaks kogudus siis tegema inimestega, kes kogudusest on ära läinud. Ma küsiksin sinult, miks mõned palved jäävad vastamata?
see on üks neist küsimustest, mis meil endal võib usuelus tekkida. On need haigused, millest me tahame terveneda, on need mingid soovid, mida me tahaks Jumalalt, on pereliikmed, keda me tahaks, kes saaks päästetud, aga no kuidagi ei saa ja palvetame, on need mingid pinnapealsed asjad, palun uhkemat maja, uut telefoni, aga enamalt on need palved, mida palunud ja tunne, et palvetaks nagu vastu seina, no ei jõua kohale, et halloo, kas keegi seal teisel pool üldse kuuleb mind. Ja kui piibel ütleb, et paluge, siis teile antakse, Matteuse 7.7, siis miks me nii tihti tunneme, et palve lihtsalt ei jõua kohale? Ja alustame kõige olulisemast. Piibel ei luba, et iga soov, mida me esitame, täitub automaatselt. Jeesus ise ütleb küll, et mida iganes te palute, uskuge, et te olete selle saanud ja see saab teile, Markuse 11. peatükk. Aga samaaegselt õpetab ta ka, et sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine, Luuka 22. peatükk. Ja Jeesuse enda palve Getsemani aias, et lase karikas läheb mööda minust, on ju. Et ei saanud ka justkui vastust, on ju, vähemalt mitte selliselt, nagu ta soovinud oleks, on ju. Ja Jeesuse palve jäi ju vastamata, ma pole kunagi mõelnud sellest nii. Ja, aga et sündigu sinu tahe, mitte minu tahe, on ju. Nii et esimene mõte on see, et palve ei ole mingi maagiline tellimissüsteem. See ei ole kullerteenus. See on pigem, või tähendab, see ongi osadus ja usaldus Jumala vastu, mitte viis, kuidas teda ümber veenda. Et palve ei ole viis nagu Jumala plaani muuta, see on viis sellesse plaani astuda. Jakobuse kiri ütleb ka 4.3, et te palute, aga ei saa, sest te palute halva jaoks, tahtes seda kulutada oma lõbudeks. Ja mõnikord jääb palve vastuseta, sest see ei lähtugi tegelikult usust või usaldusest, vaid enesekesksest soovist. Siis 2. Korintlase 12.8.9 kirjeldab, kuidas Paulus palus 3 korda, et vai temalt ära võetaks. Ja see käis nii, et seepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikatega peksma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen sellepärast 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, kuid tema ütles mulle, ehk siis Jumal, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Ja mõnda asja me tahaks väga eemaldada elust, on ebameeldiv, on ebamugav, aga see võib olla just midagi, mis meid treenib. Ja Jumal selgelt teab paremini, et miks mingid asjad meie elus on nõnda. Ja ma toon ka mõned sellised kristlikud mõtlejad, mida nemad on selle teema kohta toonud välja. Näiteks C.S. Lewis kirjutab, et palve ei ole Jumala informeerimine, vaid meie joondamine tema tahtega. Jaa, jällegi täiega nagu ma olen nagu nii nõus. Me ei palveta mitte selleks, et Jumala tahet meie elu jaoks muuta, vaid et meie ise muutuksime selles protsessis. Ja meil kõigil on olnud mingid hetki, kus me oleme palvetanud midagi väga siiralt ja mitte midagi ei juhtu. Ja tunned, et sa palusid õigesti, palusid usus, aga vastust ei ole. Ja siis tekib paratamatult küsimus, et kas ma tegin midagi valesti, kas ma ei palvetanud piisavalt tugevalt, kas Jumal lihtsalt ei kuulanud, kas ma pean terve öö üleval olema ja palvetama järjest. Aga äkki me ootame palvelt midagi, mida see pole kunagi mõeldud tooma. Ja teoloog Timothy Keller ütleb, et me ei peaks otsustama, kuidas palvetada, lähtudes sellest, milline palve kõige rohkem töötab, mis annab kõige rohkem tundeid, rahu või tulemusi. Et palve ei ole vahend mingi efekti saamiseks. Palve on vastus Jumala enda kutsele, see on dialoog, mitte nupuvajutus nagu masina peal. Ja mõtle korraks nii, et kui me suhtleme lähedase inimesega ainult siis, kui meil on midagi vaja ja ootame iga kord mingit konkreetset tulemust, kas see suhe püsiks? Pigem muutuks see nagu manipulatsiooniks. Ja palve ei ole viis, kuidas kontrollida Jumalat, see on viis, kuidas olla Jumalaga kontaktis, isegi siis, kui me ei saa kohe aru, mida ta teeb. Ja kui palve on eelkõige vastus Jumalale, mitte viis saada oma soov täidetud, siis pole ka igal palvel vastust, mis tundub meile kas jah või ei või oota. Mõnikord palve lihtsalt viib meid sügavamale Jumala juurde, isegi kui olukord ei muutu. Ja kõige tähtsam on see, et Jumal ei jäta kunagi vastamata. Et see võib olla suurim vahe
vastamata soov ei tähenda vastamata palvet. Et vastus võib olla vaikne, võib olla vormis, mida me ei oodanud, et läheb aega edasi ja saame aru, et meie palve sai vastatud, aga viisil, mida me poleks mitte kunagi oodanud. Sest et Jumal teab paremini lihtsalt. Ja palve ise on suhe, mitte kaubavahetus ja selles suhtes Jumal alati kuulab. Issver, kui head mõtted. Ma olen täiesti nagu nii mitmest kohast ma istusin ja kuulasin, või tea, kui väga ma kuulajatele need sisse jätama, aga ma pidime salvestamised pooleli jätma, sest et ma natukene segasin vahele sellega, et ma olin nii imestunud sellest, kui head mõtted see vahepeal olid. Aga eriti ma jäin mõtlema praegu siin lõpus selle peale, et eriti palveelu puhul juhtub seda, et kui sa teed Jumala teenistusi või toimetad vaimulikuna, palveelu võib muutuda ritualistlikuks kohati. See ongi seda, et koguduses teenistuse alguses palve, seda, et podcasti alguses palve, seda, et teatud kohtade peal teatud palved. Taas tahtmata sa hakkad mõtlema selle peale, et mis järjestuses, mida palvetada, et algul me palvetame selle eest, siis palvetame selle eest ja siis selle eest. Ja siis seal tekib mingi järjekord, millega sa oled mugav ja kuidagi niimoodi nii edasi. Mitte, et see kuidagi halb on, aga vaata selle kõigi keskmes peab meeles pidama täpselt seda, mida Timothy Keller nagu ütles nii hästi. Et see ei ole nagu lihtsalt mingisugune informatsiooni nagu ladumine või parima meetodi saavutamine, vaid et see on nagu iseenda joondamine Jumalaga ja tema osadusega. Täpselt. Ülihea nagu. See osadus Jumalaga käibki ju selles pidevas palveelus, on ju. Et ühest küljest on okei ju paluda Jumalalt asju, paluda mingit, taodelda vaimuande, seda piibel nagu mitte ei sunni meid tegema, aga nagu väga tungivalt soovitab, on ju. Aga siis me peame ka aru saama, et nagu mida see palveelu tähendab. Täpselt, täiesti nõus. Täiesti nõus, väga-väga head mõtted. Viimaseks ma tooks esile sellise küsimuse, et kas Jumala õnnistus on alati materiaalne? Mulle tundub, et Jumala esmane õnnistus ja esmane liikumine on alati meie südame, meie hinge ja meie olemuse järgi ja õnnistamine sellel tasandil. Ja see kõik muu on nagu siuke kaasnähtus. Et kui ma vaatan, see natuke läheb sinna puusse, mis Jeesus ütles, et otsige esiti Jumala riiki ja kõik muud teile lisatakse pealegi, on ju. Et see läheb minu arust natuke sinna väravasse, sellepärast, et me algul otsime ikkagi seda kontakti iseenda, meie nagu olemus januneb Jumala järgi. Ja kui me nagu olemuslikult ja enda südame ja hinge ja vaimuga hüppame Jumala poole või püüdleme Jumala poole ja saame selle täidetud, siis materiaalne õnnistus selle kõrval on nagu nii savi tegelikult. See on lihtsalt nice to have. Ja. No ma mõtlen, kui ma mõtlen meie elude peale, siis tegelikkuses ju, kuidas Jumal on õnnistanud meid sellega, et ta on nagu kinkinud meile tervenemise nii paljudest asjadest. On nüüd minul sellest alkoholismist ja sellisest tühjusest ja tuimusest, kuidas ta tervendas mind sellest kõigest, on ju, ja muudest asjadest mu elus. Sinul oli ju ärevus, on ju, ja kuidas Jumal sind sellest kõigest välja tõmbas ja ma mõtlengi, et nagu ja kuidas ta on õnnistanud, et ta on õnnistanud sind mitte ainult ilusa naise ja lapse ja värkiga. Absoluutselt täiesti nõus, 100% nõus. Aga et ta on õnnistanud sind nii paljude oskustega, mis rikastavad Jumala kuningriiki. Vaata, milline kõneoskus sulle antud on, armastav süda inimeste suhtes, et kuidas sa lähed ja teenid ja see rikastab Jumala kuningriiki, see toob inimesi Jumalale lähemale, sest nad näevad seda, kuidas sina vaatad Jumalat. Nad näevad sinu südame hoiakud, mis silmadega sina vaatad Jumalat, kuidas sinu süda tuksub Jumalale ja see motiveerib neid ka, et kuule, hei, peaks ka pöörduma Jumala poole, on ju. Ja ma arvan, et see on isegi veel suurem õnnistus, kui Jumal annab sulle need annid, ta varustab sind ette teenimistööks, ta puhastab sind, et sa kuuluksid ainult talle. See on nagu kõige suurem õnnistus, et me kuulume talle ja me suudame teenida nii, et teised inimesed tuleks ka Jumala tundmisele. Nõustun sellega sellepärast, et vaata, mitte ükski asi sinu sees ei too nii palju rõõmu kui see, et sa saad aru, et tänu sellele, täpselt nagu sa ütlesid, nende andidega teenimisele ja sellele, mida sina oled otsustanud lasta Jumalal oma elus teha. Keegi teine on oma elu andnud Jumalale ja saanud õnnistatud ja saanud päästetud ja saanud nagu teenitud, on ju. See on nagu, see
kirjeldamatult suur rõõm kogeda seda ja milline eesõigus see on olla see kanal, mille läbi Jumal puudutab inimesi. Et sul on nagu täiega õigus selles osas. Ma arvan, et see on tegelikult see kõige suurim õnnistus tõesti. See on ka põhjus, mul on tunne, miks vaimulikud nagu ajavad seda oma tööpõldu taga nagu haiged jänesed. Ja miks ka tegelikult pere on, ma arvan, sinna hulka käiv ja nii suur osa tegelikult täisväärtuslikust elust ja õnnistusest, sest kui sul on hea toetav abikaasa, sul on nii ägedad lapsed, siis see nagu, see hoiab sind tervena ja see hoiab sind kahe jalaga maa peal ja see on ka minu arust nagu, minust ongi kõige olulisem, et sa saad päästetud, sa teenid Jumalat ja sul on vinge perekond ja sa armastad oma perekonda ja muu, tee mis tahad. Wait, oota, ei. Tee mis tahad, nii et see oleks Jumala plaanis. Ja. Mattuse 6:40, tee mis tahad, ei. Aga ei, aga jaa, ma nõustun. Ma arvan, et see on õige viis vaadata õnnistust. See, kuidas Jumal tegelikult õnnistab inimesi ja milline üldse näeb välja Jumala õnnistus ka. Selle kohta ma võib-olla peab ka täitsa eraldi osa tegema, et mis on täpselt õnnistus. Päris huvitav arutelu. Aga... Meil on juba niisugune mingi teemade list tulemas. Oi, tohutult, jaa. Me unustasime öelda, et meie aasta episoodi venis edasi. Eelmine kord me rääkisimegi sellest, et järgmine peaks tulema meie aasta episood, aga me venitame seda nüüd paari nädala võrra edasi ja põhjus on selles, et me tellisime ära meie vahejaama särgid ja me tahame need kätte saada enne seda, kui me selle osa välja laseme, et me saaksime teile näidata neid särke. Nii et mootame, et särgid saaks kätte ja siis teeme osa ära. Jah, täpselt. Ja, aga kuna meie episood juba hakkab päris pikale venima, vist, kunagi ei tea, palju me vahelt ära editime asju. Ja, aga filminud oleme pikalt. Ja siis tegelikult ja täna jõudsime 5 küsimust läbi võtta. Neid raskeid küsimusi, neid on veel, aga ma loodan, et see oli abiks, et teid ette valmistada ka kuulutustööks. Võib-olla teil on endal küsimusi, mõtteid nende teemade osas ja nii edasi. Võib-olla olete huviline, siis jääge vaatama meie episoode. Ja mida me lõpetuseks tahame öelda? Te võite meile alati kirjutada küsimusi, palvesoove asju, vahejampodcast@gmail.com või Instagram. Vahejampodcast Instagramis. Just. Ja teadke, et me armastame teid, aga Jumal armastab veel rohkem. Olge väga hoitud, olge väga õnnistatud ja näeme juba järgmine episood.